Hansapäevad ja Hansalaat on suve alguses Viljandi linnas kindlasti üks suursündmusi, mis meelitab linna kohale tuhandeid ja tuhandeid inimesi. Hansapäevad on Viljandis tõesti selline suve alguse pauk, võime öelda meie linnas, et on suur Hansalaat. Siis on meil väga mitmeid lavasid, kus toimuvad kultuuriprogrammid. On meil kunstükkide alal sellist natukene luulelisemat ja jutuajamist. Hansalaval on meie enda linna esinejaid, ka külalisi ja siis kogukonna ja keskaja alal on siis ka esinemas sellist keskaja muusikat rohkem. Ja kaubavalik on ka vist seinast seina, aga nagu ma täheldasin ka, et rohkem vist on niisugust käsitööd. Jaa, kindlasti, et eks meie Hansalaat eelkõige ongi selline käsitöö ja oma tehtud toodangu laat. Eks me põimime siia vahele ka selliseid teisi natuke tööstuslikumaid kaupu, mida võib-olla iga päev Viljandis ei saa, aga peamiselt ikka selline käsitöö ja südamega tehtud asjad. Siin on ka müüjad vägagi tõetruult ja vägagi ajakohaselt riides, et kuidas siiamaani Hansapäevadel või Hansalaadal läinud on? Väga hästi ütleks, et see vihm, kui arvaks, et hirmutab rahva ära, siis tegelikult ei ole see eestlasele ikka midagi. Väike tilk vihma käib asja juurde. Kuidas äri on läinud? Hästi, nagu lükkadena läheb. Et rahvas ikka käib nõutamas? Käib. Mida pakute? Magusad mandlit on meil see tõmbenumber. Kohe teeme värske paja valmis, siis on terve linn seda magusa mandli hõngu täis. No ei ole just tavaline, et laadal kaardimoor kohal on. No siin Viljandi Hansalaadal kaardimoor kohal, et kuidas läinud on? Nii, tere, täna on hästi selline vihmane ilm, et on ikka hästi läinud, inimesed on varju tulnud ja mõned on ikka ostnud ja küsinud ka, aga üldiselt on täna ilm väga vähe soosinud. Kas inimesed käivad kaarti laskmas ka panna? Teate, ega nad laadal ei julge lasta, aga nad tulevad eraldi vastuvõttudele. Lasevad ja väga palju lasevad. Ja. Kuidas tundub selle aastane laat üldse? Selle aastane laat minu jaoks oli üle-eelmise aasta laat suurem, kuidagi vahvam, aga kuna ma ei ole kuskil eriti saanud, siis meil on koht parem. Väga tore on olnud, vaatamata sellele, et me oleme vihma saanud vahepeal, on väga lahe melu ja palju külastajaid ja me olemegi eelkõige siia tulnud, et kutsuda inimesi suveks Saaremaale Asva viikingi meile külla. No te pakute siin ka, ma vaatan, ongi viikingi teemalised siuksed asjad. Viikingi teemalised asjad just ja, et palju Eesti käsitööd, puitu, villa, savi, kõike mida on ja lastele loomulikult mõõku ja kirveid. Hansapäevadel ja Hansalaada raames käib ikka alati kaasas ka käsitööhoov, kus pakutakse siis kõik võimalikku põnevat, et mida siis sellel aastal õpetatakse inimesi tegema? Ja pärandialal on see aasta võimalik teha näiteks erinevaid kleepse. Metallist on 2 töötuba, kus on võimalik teha ripatsit ja sepistada endale käevõru. Tekstiili eriala tudengid teevad siis lõnganuku valmistamist, filigraaniliit teeb postkaarte, et tegevust jagub siin korralikult. Ja tundub, et rahval ikka huvi on, et liikumist on päris palju. Ja praegu on tegelikult isegi rahulik, et siin massid vahepeal olid. Ilm on kesine, aga jällegi vihm just toob rahvast rohkem telkida alla siis töötubadesse. Tänane päev on tõesti, et vaatamata sellele, et meil sadas siin vahepeal paduvihma, siis praegu on ikkagi, kui siin telkide vahel kõndida, siis on ikkagi päris kitsas. Ja lavade ette jagub ka rahvast, nii et selle üle on ainult suur rõõm.